tuli paar pisarat ka, et see oli kurb sündmus jah. Treeneritel on tihtipeale pigem rohkem neid negatiivseid emotsioone või negatiivseid asju, siis mängijatele antakse edasi. Madis arvas, et oleks pidanud burgerite juurde jääma. Tere tulemast, kallid vaatajad, Samm Vabadusse podcasti. Minu tänaseks külaliseks on mees, kes on korvpallur. Ta on tihedalt seotud ka Eesti koondisega ja see mees on Saimon Sutt. Tere, Saimon! Tervist! Saimon, praegu ma arvan, et inimesed, kes on lugenud erinevad uudised ja sind jälginud, siis nad teavad, et sa oled justkui vigane. Mingid probleemid sul tekkisid just nagu seljaga. Aga küsiksingi, et kuidas sul siis hetkel läheb ja mis sa viimasel teinud oled? Hetkel läheb enam-vähem, et asi on nagu paremaks läinud, et kui siin detsember-jaanuar oli ikka päris raske, et tavailuski mingi voodist välja saada ja sõidad 20 minti autoga, tuled autost välja, siis on mingi 5 minti pead kuradi soendama seal ja mudime seda selge, et saaks normaalselt kõndida, aga ei, praegu nii-öelda teen juba päris okeil koormuse trenni ja asi liigub nagu positiivsuse suunas. Miks sa just valisid selle tee, et tulla tagasi Tartusse, et ennast nii-öelda siis ravida? Miks sa jäänud Raplasse? Miks selline valik ja miks see kõik niimoodi läks? Seal oli mitut põhjuseid. Raplas siis kuidagi ei leidnud seda klappi või ühist joont seal ja tundsin nagu, et kuidagi ei taheta, mitte ei taheta, vaid kuidagi see abi ja see suhtumine veits oli seal nagu kahtlane, et ma ei tundnud ennast nagu hästi seal, et sellepärast otsustasingi, alguses võtsin üldse aja maha nii-öelda kossust ja kõigest, et mõtlesin asjad järele ja puhkasin kossust üldse nii-öelda, et ei vaadanud väga, ei lugenud uudiseid seal jõulude ajal ka nii, siis seal oli muid asju teha, aga Tartu võttis minuga ühendust ja pakkus mingi aeg sellise lahenduse välja, et kuna ma elan ka, vanemad on ka Tartus, siis see oli nagu, siia oli hea tulla. Kui tulla siis selle teema juurde, et küsida justkui sinu kire ehk siis korvpalli kohta, siis ma alustan selle tavapärase küsimusega, mida ma tavapärases podcastis alati küsin. Kuidas sa korvpallini jõudsid ja kuidas sa selle enda jaoks leidsid? Korvpallini jõudsin noores eas, siis esimeses klassis, ma arvan, et oli see tegelikult see endki alguses korvpalli kohe, see oli siuke pallimängude trenn, et klassivendadega mõtlesime, et mängime palli ja veits sporti ja mäletan, üks klassivend kutsus on ju ja sealt kuidagi, seal ma vist saingi Olari Naritsaga tuttavaks, kes on esimene treener, kel olen väga tänulik, et ta on aidanud mul nii kaugele jõuda ja sealt see alguses sai jah, Torpat oli meil nii-öelda esimene meeskond siis. Ehk siis esimeses klassis justkui suunati sind otse korvpallitrenni ja hakkas nii-öelda töö pihta ja kuni siiani välja? Jah, võib nii-öelda küll, aga seal alguses oli palju nii-öelda alasid, seal mängisime võrku ja jalkat ja ma ei tea, mis asju veel, saaliokit või midagi, aga KOS nagu sai seal nagu südamelähedaseks ja see tuli paremini välja siis kui teised alad. Aga siiamaani, nüüd sellest on väga-väga palju aastaid nagu möödas, et mis sind siiamaani nagu tõmbab selle KOS-u juures, miks sa okei, halb on küsida, et miks sa ei ole loobunud, aga mis siiamaani just kui sind nagu motiveerib, et sa jätkuvalt KOS-u teed ja täna isegi sellega endale nii-öelda leiba lauale nagu tood? Motiveerib ikkagi see on ikkagi elamus, see on emotsioon nagu rahvale pakud nagu häid emotsioone, ise saad häid emotsioone sealt. See on siuke, no Eestis pole seda nii-öelda show businessit võib-olla nagu NBA-s vaatan, et aga ikkagi nagu see kuidagi motiveerib, et sa saad nagu
ikkagi näidata oma oskusi rahvale, teistele, arened nagu iga päev näed, kuidas sa treenid, arened, et ja siis on muidugi mingid mentorid nii-öelda, kadunud Kobe Bryant on ju, et õppida temalt on nii-öelda veel ka päris palju, et just see mentaalne pool, et see peab ikka päris tugev olema. Okei, ehk siis justkui sulle meeldib see elamus, mida Koss nagu sulle pakub, kogu see nagu melu, kas on sul ka, ma ei tea, sellist nagu võistlusimu kõvasti nagu sees, noh, kindlasti seda peab olema ja küsiks, et kas sul on ka justkui kellegile nagu kohta kätte näitamise nagu eesmärk või? Nüüd võib-olla vähem on sellist ärapanemise asju, et ma olen suht sõbralik inimene, et mis on võib-olla nagu väike miinus on ju Kossus, et sa pead ikkagi mega ülbe veits olema või ego vaata, et seda mul võib-olla natuke napib, on ju, aga eks ma üritan seda parandada. Ehk siis, kui sul on 2 valikut, et pigem kas valida, et panna üks tonk või panna 3, mis on võiduvise, siis kumma valid? Pigem võiduvise ikka. Ma väga tongivend ei ole. Okay. Aga küsiks siis, laskuks nagu selle meie podcasti nagu teema juurde ja küsiks, et kuidas sa ise tunned või kuidas sa ise analüüsinud oled, et kui palju nagu see korvpall või Koss üleüldse, täpselt sama asi, aga annab sulle sellist nagu vabadust ja mis vabadust see sulle justkui nagu annab? Oled sa selle peale mõelnud või mis sa oskad selle kohta öelda? Vabaduse all mõtled sa mida täpselt? No, kas selles mõttes, kas annab sulle mingi liikumisvabaduse, kas annab sulle mingi finantsilise vabaduse, võib-olla iseenesest see on juba vabadus selles mõttes, et see ongi su kirg, sulle nii hullult meeldib seda teha. Kas sa oled seda analüüsinud või täpselt jah, millist vabadust see sulle annab ja kirjelda seda, mis sa oskad? Liikumisvabadus või selles suhtes, et sa kindlasti saad palju ringi liikuda mööda maailma on ju Euroopat põhiliselt, et näed erinevaid kultuure, kohti, saad uusi sõpru välismaalt nii kui Eestis ka on ju. Finantsiliselt Eestis Kossuga võib-olla ei ole nii hea on ju, kui sa ikkagi ei ole sihuke põhiviisiku koondise vend on ju kogu aeg, et ja välismaal aastat mängida, et ütleme nii, et elad ära, aga kõrvale panna on nagu keeruline. Ehk siis ka peamine justkui see vabadus, momentum tekib sul ikkagi sellest, et sul ongi reaalselt nii suur passion selle nii-öelda spordiala vastu ja see ongi justkui sinu vabadus. Jah, võib nii-öelda küll, et muidugi ilma rahata päris on ei mängiks, et kuidagi peab ära elama, elu on ikkagi läinud kallimaks. Aga vahel oled nõus ka väiksema palgaga lihtsalt, et saaks mängida ja areneda. Praeguseks justkui sa oled nüüd korvpalliplatsilt eemas 3-4 kuud juba circa, isegi rohkem. Eemal? Jah. Ikka rohkem jah, siuke detsembri saadik. Ehk siis nüüdseks juba see nii-öelda platsile minemise tuhin on juba kasvanud nii suureks, et tahad juba platsile saada või praegu pigem hoiad päev korraga, võtad ette ja üritad ennast? Praegu võtan pigem päev korraga, aga see tuhin on kasvanud kindlasti, et kui alguses oli siuke raske ka mentaalselt, et oligi ikka raske periood lihtsalt vahepeal ikka elus on, et siis ei olnud see tuhinut, aga kui nüüd ma olen Tartu meeskonna juures ja vahepeal oled seal, näed neid trenne ja nüüd käin mängudega kohal, et siis ikka tekib küll endal siuke väike, mitte sabin, vaid siuke ärevus sisse, et tahaks ka minna sinna hullama. Okei, aga küsin sult nagu seda, et millist nõu sa annad nendele noortele, kes, ma ei tea, täna vaatad võib-olla Tüüs või ma ei tea, Rapla noori kasvandikke või üldse terve maailma neid noori korvpallureid ikka on ja jätkuvalt tuleb juurde, siis milliseid nõuandeid või millist nõu sa nagu neile annaksid, et nad jõuaksid ka väga heale tasemele justkui palliplatsil, võib-olla isegi
paremaks mängijaks kui sina ise, millist nõu annad? No kindlasti tuleks alustada varakult siis kvaliteetsete trennide tegemist, et seal kõik see jõusaal, lüke, saalitrenn, pallikäsitlused, asjad, et nendega tuleks päris varakult pihta hakata, et tänapäeval on see asi kõvasti muutunud, kui on ju 20 aastat tagasi, kui ma kossu hakkasin tegema, et siin on kõik need YouTube'id ja Instagramid ja asjad, et sul on nii palju lihtsalt meediat, kus sa saad kõike neid trille ja asju vaadata, põhimõtteliselt sul treenerit vaja ei olegi, lihtsalt sa vaatad ise vaatad sealt, mis harjutusi teha tahad, palju sa visata tahad, vaatad mingi Steph Curry, mingi shooting drill, on ju, et davai, ma teen ka selle challenge'i ära ja maailm on nii palju edasi arenenud, aga mingis mõttes võib-olla see on isegi kehva, kuna ma ei tea, palju on motivatsiooni, on ju ise nagu kõike seda teha, et võib-olla on ikkagi parem, kui treener veits nagu utsitab niimoodi tagant, et. Ehk siis tuleb panna jõhkralt tööd sellesse, et jõuda kuhugi kõrgele tasemele. Ja ikka ja, et elu näidanud, et niisama ikka kuhugi ei jõua, et ja sihuke kvaliteetne hea töö kannab ikka vilja ja siis ka märgatakse sind ja on lootust nagu nii-öelda kõrgele välja purjetada. Kas sa oled minuga nõus, et nagu 100% sul peab olema ka mingi nii-öelda kirg või nagu tahtmine sinna trennidesse minna ja seda spordiala teha? Ja kindlasti ja veits peab nagu fun ka olema, et sa ei saa nagu sihuke sunnida olla, et see on sihuke ka treeneritele ilmselt küsimus, et kuidas nagu muuta asi meeldivaks, aga mitte nagu liiga fun'iks, on ju, et peab distsipliini ka olema, aga veits võiks nagu fun'i ka olla. Kuidas sulle tundub, kas nagu Eesti korvpallis seda fun'i on piisavalt või jätkuvalt käib sihuke surumine, selline tagant lükkamine, utsitamine, treenerite poolt solvamine, ropendamine, mis iganes, mina olen selliseid asju näinud, et kuidas sulle tundub või on asi muutunud funilikumaks? Pigem ma arvan, et ei ole, pigem suht sama, et olen ise kogenud neid, et treeneritel on tihtipeale pigem rohkem neid negatiivseid emotsioone või negatiivseid asju siis mängijatele antakse edasi, on ju, et sihukest motiveerimist on nagu pigem vähem, et meil on nagu veits nagu öelda mingi tabu või sihuke, et präänikut väga ei saa anda, on ju, et kogu aeg pead ka ainult puid panema ja laitma, on ju, et siis tulevad mängida, aga ma arvan, et tänapäeval nii ikka päris ei saa, et või ei saa öelda, et oleks mängijad pehmemaks läinud, lihtsalt aeg on selline, et see ei ole enam 90-ndad, et sa ainult pitsaga nagu saad häid mehi treenida, et. Täpselt, noh, et tänapäeval on jah, nii palju muutunud, et selles mõttes, noh, ma ei tea, saame diskuteerida. Mina näen nagu pigem nagu seda, et nii palju, kui ma noori näen, siis eks me oleme muutunud ka vaimselt nagu tegelikult, justkui sina vaimse poole tõstsid küll välja, aga mina olen näinud nagu seda, et vaimselt me oleme muutunud selles mõttes nõrgemaks, et noh, tänapäeva sotsmeedia ja kõik see tekitab nii palju kriitikat, nii palju erinevaid asju. Täna nagu trenni minna ja seal veel omakorda nii-öelda puid saada, no see on üks ikka nagu keeruline ja õhtul on kehv tunne. Ja kindlasti ja see üldse sotsiaalmeedia ja tänapäeval ju kõik need TikTokid asjad, et seal on ikka, no reaalselt inimesed teevad mingi enesetapp sellepärast, et see on ikka jõhker teema, et seda enam tulekski nagu trennis võib-olla asju vähe lõbusamas võtmes või niimoodi, et sa ei lähe koju pärast on ju nuttes ja siis paned mingi Instagrami postituse või loed mingit Delfis kommentaare ja seal sa saad ka puid on ju ja igal pool on kogu aeg ainult puude ladumine on ju, et päris nii ikka ei saa. Aga ma küsikski nagu selle teema kohta ka, et noh, eks tegelikult iga teine, iga kolmas inimene on kuidagi seotud nende selliste negatiivsete kommentaari. Täna sotsiaalmeedia on nii hull teema, et noh, ma arvan, et seda maailmast kahjuks enam juba ära nagu ei saa. No. Kes ütleb, et saab, kes ütleb, et ei saa. Mina arvan, et ei saa.
aga samas see on toonud muidugi hästi palju justkui nagu väljundeid, nagu sa mainisid, et täna sa võid saada reaalselt heaks kosmomeheks lihtsalt tänu videotele, millegile lihtsale. Siis ma küsin nagu sult pigem seda, et kuidas sina ise oled selliste nagu kriitikutega või selliste tüüpidega, kes jõhkralt nagu puid panevad, kuidas sa nendega justkui oled nagu hakkama saanud enda nagu mentaalses pooles ja peas ja kuidas sa nendesse suhtud? Kriitika on igal juhul mingil tasandil nii-öelda vajalik, on ju, et areneda ja paremaks inimeseks mängijaks saada, mis iganes võtmes on ju, et aga mina isiklikult kuskil on mingi piir, on ju, mis maani sa saad seda kriitikat vastu võtta ja taluda, on ju, et kui treenerid siis ära tunnetavad selle piiri, et igal mängil on see erinev, on ju, et kui tema talub nii palju, tema nii palju, et mõni vend ei talu üldse, mõni on täiesti suva, on ju, mis treener ütleb, teeb ikka oma asja, on ju, et mina pigem isiklikult nagu mingi piirini talun, aga mingist piirist on ka, et kuule, halloo, et see on veits palju vaata, et ega ma nii siit mängija ka nüüd ei ole, et ma kogu aeg nagu peaks on ju piitsa saama, et vahel tahad ikka häid asju ka kuulda. Aga mis sa siis selle vastu teed justkui? Kas võtame samamoodi need ka netikommentaarid, ma ei tea, kui palju sa neid lugenud oled, aga raudselt ma olen kindel, et kui natukene sobrada, siis Delfi kommentaariumis leiab neid vendasid, kes on ütlenud, et kuule, et Simon Sutt, see ei ole ju mingi mängija või kuidas sa, mis sa nagu iseendale ütled nagu nende vendade kohta justkui või mis sa teed, kui sa tunned, et kriitikat on liiga palju? Aga mis sa ikka teed, aga igal oma arvamus vaata, siis ütledki, aga mis sa nagu elus teinud oled või saavutanud, et sa siin kommenteerid niimoodi, et ega jah, ses suhtes mingi asjad lasedki lihtsalt ühest kõrvast sisse, teisest välja, on ju, et ega kriitika on ja jääb ja see neti kommenteerimine siis jääbki nagu siin, ma arvan, elu lõpuni, et sellega lihtsalt pead mingi hetk ära harjuma, vaatadki kõrgel tasemel NBA-s, et LeBron James, ma arvan, et tal on maailmas nagu kõige rohkem heiterid nii-öelda, et aga vend saab hakkama ja üks NBA parimaid vendi, et lihtsalt tuleb seda taluda ja võib-olla siis vältida mingil moel. Ehk siis üks, et pead endale selgeks tegema, et sul niikuinii neid on, sa pead need kõrvast läbi laskma, mitte südamesse võtma ja tegema oma asja. Jah, et neid niikuinii on ja ega nendest ei pääse, et kõigile ei saagi meeldida, et aga pääse, et sa meeldid rohkem inimestele kui need, kes sind heidivad nagu. Kas sul on mõni eredam näide ka võib-olla on keegi sul isiklikult öeldud, võib-olla mõni treener on ikka niimoodi korralikult tabanud asjadega selles mõttes sinu nagu südame pihta või siis võta mingi netikommentaarium, kas sul on mõni ehe näide, mis tuleks kohe meelde või pigem sul ei ole isegi need meeles? Pigem niimoodi ei tule et ja ma ega austajad viimased aastad väga lugenud ei ole ka. Kui mul välishooaeg Austrias oli, siis oli nagu eriti hea, et isegi kui oli, siis ega ma aru ei saanud, mis nad seal saksa keeles rääkisid, et või kuskil mujal meedias on ju, et see oli nagu väga okei. Et aga ega Eestis ja pigem üritan vältida neid, ega see asja paremaks ei tee nende lugemine, et lihtsalt kui nad on seal, siis nad on. Okei, aga küsin sult nagu sellise teema kohta ka, et kui, ma ei tea, oletame, mõni noor ongi just nagu alles nii-öelda kossuga tegelema hakanud, on saanud võib-olla endale esimese treeneri, siis kindlasti, mida rohkem ta käib trennis, seda rohkem tekib tal võimalusi ebaõnnestuda. Kindlasti mingid asjad ei klapi üldse, mingid asjad ei meeldi, mingid asjad on nii rasked, et ta lihtsalt on kohustatud ebaõnnestuma. Ja ma küsingi nagu, et kui palju on sinul olnud justkui selliseid ebaõnnestumisi, kas oskad välja tuua mõned suured, mõned väikesed ja kuidas sa need nagu ületanud oled, kuidas sa neid praegu mälestad, kas need on pigem aitanud sind justkui edasi või mis seis nende ebaõnnestumistega? Need käivad ikka elu osa juurde ja
ega nendest ei saa üle ega ümber ja nendest tuleb lihtsalt õppida ja niimoodi mul nagu pähe ei tule. Äkki mõni suurem vigastus, äkki mõni tähtis vise, mis on sinu peale mängitud, aga kurat, nad viskasid mööda. Mõni koondise mäng, kus oleks saanud, alati saab midagi teistmoodi teha, aga... Ega kindlasti on mingid niisugused väiksemaid mingid mänge ja olukordi, kus on ebaõnnestumist olnud, aga ei tule küll nagu niimoodi kohe paugust meelde, et oleks pärast mingi mitu nädalat magamata olnud ja kriibib sees, et... Need ebaõnnestumised tulevad ja lähevad? Ja, et nendest tulebki üle olla ja õppida oma vigadest ja neid tuleb niikuinii ette ja aga mida vähem sa teed, seda parem muidugi, aga mida rohkem sa nii-öelda liider oled meeskonnas ja rohkem tegutsed palliga, siis neid rohkem tuleb ka nagu ilmselgelt, et lihtsalt ega tulebki nendega toime tulla lihtsalt. Sa ütlesid eelnevalt, et ma tean juba isegi väga ammusest ajast peale, kui mina Kossuga tegelesin, et sinu justkui mõnes mõttes mentor või siuke iidol on alati Kobe olnud. Jah, nüüd kahjuks teda nüüd ei ole. Mis sa mõtlesid, kui sa selle uudise teada said? Kuidas sa selle info vastu võtsid, kui sa said teada, et ühte legendi, kes tegelikult tegi tööd nii pikka aega Kossus ja lõpuks, kui ta hakkas oma elu nautima, siis juhtus selline asi, kuidas sa selle info vastu võtsid? Mis sa mõtlesid? See oli väga kurb ja et tuli paar pisarat ka, et see oli kurb sündmus, jah. Ma olin ka Austrias siis ja sõber kirjutas, saatis pildi, et kuule, et Kobe kukkus alla ja et ei ole umbes leitud vaata nii-öelda teda üles, et siis ma ütlesin küll, oi pekki, et no meil trennis oli ka ikka siuke väike leinaseisak ja oli ka teisi mängijad, kelle mentor on olnud või oli, et see on ikka päris hull ja, et sa terve elu nii-öelda pühendad Kossule ainult ja annad endast kõik on ju ja siis lihtsalt üks hetk nagu kõik nagu kadunud, et ei ole ja maha jäävadki ainult nagu mälestused ja tema nii-öelda videod ja pildid ja asjad, et see on ikka karm elu. Varsti on tulemas koondise suvi. Osaled seal? Ma ei tea veel. Vaatab, kuidas siin seljaga vigastusega läheb, et tahaks kindlasti kandidaatide seas olla, aga kuna ma nüüd viimases aknas ka ei mänginud, on ju, et ja suvel peaks ilmselt tulema ka mõni välismaa vend sealt tagasi Eestisse, et siis läheb päris tihedaks rebimine seal positsioonide peale, aga ma loodan, et ma saan ikka siin paari kuu jooksul terveks ja äkki saan kas või laagrisse, et näidata oma mängunälga siis ja äkki pääsen siis nagu 12 sekka ka. Kas sa nagu tunned seda, et sa oled täna juba võimeline nii kõval tasemel mängima, et igas koondisaknas olla sees või sul on veel arenemisruumi, et seal teiste kõrval, et kas sa tunned, et kuskilt jääb mingid asju vajaka või sa oled juba saanud tegelikult selle tipu kätte, et tegelikult oled sa väärt iga aasta nii-öelda seal kandidaatide hulgas vähemalt nagu olema? Ma arvan, et kandidaatide seas kindlasti, et kuidas seal parasjagu, eks olenebki, mis vormis sa oled, kas sul mingi vigastusi on, palju sa mänginud oled, et see kõik nagu mängib seal rolli, on ju, et ma arvan ja ma loodan, et mul tipp ei ole veel käes, et vanus ei ole päris selline, et peaks nüüd lõpetamise peale mõtlema, et hinges olen ikkagi noor ja keha küll on siis tunda, et selg nii-öelda vajabki võib-olla puhkust, on ju. Mul on selge on terve elu nii-öelda veits probleemne kohtunud, et nüüd siis lõi välja selle asja, et võib-olla lihtsalt oligi märk, et keha on siis tunda, et nüüd on vaja korra samm tagasi võtta ja siis tulla nagu kõvemana tagasi.
kust saab veel vinti juurde keerata, kus sa saaksid paremaks veel saada, et noh, et okei, alati me võime mõelda sellele, et noh, visked võiksid rohkem kukkuda, on ju, et noh, nagu Stefan Curryl ja mis iganes. Aga kus sa ise tunned, mis on need peamised kohad, mille kallal peaks kõvemini ja veel kõvemini tööd tegema? Nagu ma enne mainisin, siis siuke mentaalne pool, see veits ego ja siuke ta on mul jumala suva ja ma lähen ja viskan, võtan kõik visked ja vahet ei ole, mis keegi ütleb ja seda poolt kindlasti parandada. Füüsis ka mingil määral, et tippkorvpallis on ikkagi kehad päris tugevad, noh, eriti seal NBA Euroliiga tasemel, et Eestis saad küll siin hakkama, aga kui tuleb seal mõni siuke koondis vastu või klubi, kes mängib seal Euro Champions League'i või Euroliigat, et seal ma arvan, et võib-olla saab ka hakkama, aga veits on ikkagi vajake nagu, et. Kas välismaal andis see tunda? Ei, pigem ei andnud, et ma isegi mängisin seal 4 kohta, nii-öelda power forward, et ei on nagu hullu midagi, et ma suudan oma pikkusega ka, et ma suudan nagu katta 1-4 põhimõtteliselt, et see on mu üks plusse ja lihtsalt ongi võib-olla veits sitkemaks ja kergelt kiiremaks ja niimoodi füüsiliselt tugevamaks, et aga muud oskused, ma arvan, vise ja pallikäsitlus, söötmine, et need on nagu päris okeid, et eks alati annab paremaks, aga nendega nagu ei nuriseks. Me oleme nüüd hästi pikalt ja laialt rääkinud Kossust, aga ma küsin sult ka seda arvamust, et mis sa arvad, kui üldse rääkida, noh, sellest jätkuvalt sellest kirest või sellest mingist asjast, mis igal inimesel tegelikult on olemas. No ma ei tea, kes on hea ettevõtja või kes on, ma ei tea, supermaletaja, kes iganes ta olla saab, siis mis sa arvad, et kuidas see selline kirg leida, mida tuleb nagu selle jaoks teha, et enne sa justkui mainisid jah, et tuleb justkui sulle kukkus see iseenesest kätte, nagu ma aru sain, et kuidagi sa sinna Kossu pallimängudesse sattusid, sa said aru, et Koss ja nii edasi, aga mis sa arvad, millised nõuanded võiks veel anda võib-olla inimesele, kes täna on, ma ei tea, kas või ta on 20, ta ei ole enda kirge leidnud, mis ta peaks tegema, mis ta võiks teha? Jah, oleneb, kas ta tahab nii-öelda mingit spordiala teha või ta tahabki kuskil, tahab olla mingi nii-öelda business vend, et või kuskil mingi ärimees, et eks see kuidagi igaühel tuleb samal ajal, ma olen selles kindel, et varem või hiljem, et mingi aeg sa leiad selle kuidagi, tuleb naturaalselt, et eks sa pead nagu ikkagi, kui sul on midagigi nagu sa tunned, et mingi asi tõmbab sind, siis sa pead lihtsalt sinna aega pühendama ja sellega tegelema, mitte et lihtsalt, et ma tahan saada mingiks, ma ei tea, DJ-ks või midagi on ju, aga siis ma ei tea, kodus vahid Netflixi kogu aeg ja sööd pitsat on ju ja ma ei tea, vahepeal mängid Kossu võib-olla sõpradega, et kui sa nagu midagi selle jaoks ei tee, nagu ma ei tea, õpi siis YouTube'ist on ju mingi videosid või mingi sõber on ikka, kes tuttav kuskil DJ, et kuskilt võtta siis mõni tund ja proovi midagi kodus nikerdada seal, et ja siis ma arvan, et sealt see niimoodi hakkab kerima ja nii sa leiad selle. Eks igal inimesel on olemas tegelikult see asi, see mingi aeg satub tema ellu, ta peab lihtsalt olema valmis ja valvas ja aru saama, et see on see asi. Ma arvan küll, jah. Okei. Saime, me hakkame vaikselt lõpusirgele küll jõudma, aga ma eelnevalt veel küsin, et mis saab edasi, millised on sinu nii-öelda järgmised suuremad eesmärgid, et noh, me teame, et nüüd vigastuse küüsis sa nagu natukene oled, eesmärgid on sul alati suured olnud, ma tean seda, aga nüüd korra sa käisid isegi välismaaknas ära, koondisest oled sa mänginud, häid mänge teinud, samuti Rapla eest, tegelikult väga hea nagu hooaeg oli, siis millised on sinu järgmised eesmärgid, mis sa järgmisena saavutada tahaksid, NBA Euroliiga, mis saab, mis on eesmärgid? Jah, NBA võib-olla liiga ebareaalne on, et ma ikkagi veits realist ka on, et
aga miks mitte veel välismaal proovile panna siin mingi hooaeg ja siis ma arvan, et mul oleks potentsiaali küll veel Euroliiga mingil tasemel mängida, et kätt proovida seal. Lihtsalt on vaja natuke mõnes mõttes õnne ka, ja tutvusi, et see vigastus korda saada on ja siis teha mingid head esitused, mängida neid mingid liigasid, ongi Eurocup ja Champions League või mis siin veel Euroopas on, et seal nagu korra saad jala ukse vahele, siis on asi kergem, et võta kas või näiteks, Eestist ongi, olgem ausad, päris raske kuhugi jõuda, et Jokubaitis, Žalgirises on ju, et kui sa oled seal, oledki Leedus ja oled Žalgirise süsteemis, kui sul on vähegi potentsiaali, sa mingi aeg saad sinna põhisatsi ja Tali Opas, et Jasikevitus oli treener ja läks nüüd Barssasse on ju ja sul on head suhted, aga ta võtab su Barssasse kaasa. Aga ma olen suht kindel, et kui oleks Jasikevitus Barssasse läinud, ega teda ei oleks sinna võetud ka Jokubaitist, et see on selline näide jällegi, et mingites kohtades on see natukene nagu kergem pääseda siis kõrgemal tasemel kui Eestis, et eks see on rohkelt ka õnne vaja. No tutvusi ja õnne kindlasti see käib elu juurde, et ja õigeid inimesi nii-öelda oma ellu, et üksi nagu kuskil läbi lüüa lihtsalt on nagu raske, et agenditöö näiteks, et ega agent ei ole mega kaua aega olnud, et oleks võib-olla mul agent 18 aastat olnud juba on ju, siis ma arvan, et ma ei mängiks veel praegu Eestis, et aga veel mis eesmärkidest rääkida, siis koondis on kindlasti, kus ma tahan veel häid esitusi teha ja mängida saada rohkem ja sügisel EM ka Itaalias, et praegu vaatan nagu selles suunas, et saaks suveks terveks ja häid esitusi suvel teha, näidata oma oskusi seal ja äkki siis saab ka EM-ile, saab seal ära käidud. Kas Eestis mingid klubide eesmärke, kas Tartu jääb sinu nii-öelda eesmärkide listi või justkui tahaks võib-olla Gramosse mingid muud variandid, oled selle peale mõelnud, kui peaks asi jätkuma Eestis või sul tegelikult ei ole vahet? Suures pildis ei ole väga vahet et Eestis see ühest tiimist teisi minek on niisugune väga paljude juurde on ja ilmselgelt Gramosse minek on nagu samm ülespoole, aga ega neil on ka keerulised ajad praegu nagu on näidanud, et VTB kukkus ära ja mis nad seal üldse, kus nad nüüd mängima järgmine aasta hakkavad, et eks see suvel selgub, aga jah, klubi eesmärke nagu niimoodi kohe välja oska tuua, et kindlasti tahaks Eesti meistriks tulla on ju veel, et ega mul neid palju ei ole ja pronkse ja hõbedaid on küll, aga meistriks olen ühe korra tulnud, et see on kindlasti veel eesmärk. Okei, aga aitäh sulle, Saimon, et sa olid nõus tulema rääkima. Kindlasti loodame, et saad veel Eesti meistriks. Kindlasti loodame sind välismaal näha. Aitäh sulle, et tulid, olid nõus rääkima. Teile vaatajatele, kui teile see video meeldis, siis kindlasti minge Korkat vaatama, võib-olla ka siis, kui Sam mängib. Seniks praegu pange ka subscribe ja like ja kohtume siis järgmises podcasti. Ciao. Peace. No nii, aitäh. No problem. Ma olen nagu Kalev Kruus juba.